1946. aasta vilistlase meenutusi kooliajast. Läksin Westholmi kooli esimesse klassi 1934. aasta sügisel. Meie klass oli seega viimane, kes Jakob Westholmi veel nägi. Jakob Westholmil oli tavaks kõik oma uued õpilased ise nii-öelda üle vaadata. Sellise mehe ees istumine ei olnud väikesele mehele kerge, kuid hirm kadus kohe, kui ta juttu alustas. Ootasin ikka eksamit, aga see oli pigem jutt kahe võrdse vahel. Olin selleks ajaks juba kevade läbi lugenud ja kartsin kohtumist juldküliga, kuid minu ees istus laul. Ainuke eksami moodi küsimus oli, et kas ma mõnda võõrkeelt juba oskan. Vastasin saksa keeles, et natuke oskan. Sergut, vastas ta selle peale ja tuli ümber laua minu juurde, surus kätt ja tegi pai, öeldes, et olen kooli vastu võetud. Siim Kallase 1967. aasta lõpetaja meenutusi. 11 kooliaastat möödusid minu jaoks Tallinna 22. keskkoolis. Ka siis kutsuti meie kooli mitteametlikult Westholmis. Otsisin välja 2 fotot. Ühel mustvalgel on üsna õnnetu näoga kartlik jõnglane 1. septembril 1956 Kevade tänava koolimaja ukse ees. Mida toob see uus, tundmatu maailm, kool? Teisel, värvilisel, peaaegus täpselt samas kohas, juunis 1967 tehtud fotol on pikk, väga kõht nooruk tumesinises ülikonnas, äsja saadud kuldmedal sõrmede vahel. Ta on enesekindel, veendunud, et tulevik toob talle ainult õnnestumisi. Ta on tulevikuks valmis. 2008. aasta vilistlane Maris Altsoo on rääkinud. Mida olen aga mina, Westholmi kooli kasvati, oma koolilt kõige enam saanud? Jaan Kross on öelnud, mitte mateeria ega evolutsiooniseadustel pole viimane sõna, vaid hoopis mõistusel, tahtel ja armastusel. Just seda ma tunnengi, et kool on kasvatanud minus nii mõistust kui tahet ning lisanud sinna omalt poolt suurel hulgal armastust. Ja seda ongi vaja. Oskar Männi meenutusi pöördelistest aegadest Eestis. Koolipoiste usk oli kõva ja kindel. Okupatsiooni ajal oli Westholmi kool omale saanud lisaks mitmete õpetajatele näol. Nende hulka kuulusid Paul Kogermann, Henrik Sepp, Konstantin Rammul ja lisaks matemaatikaõpetaja Eet Nippan. Ühel päeval alustas Nippan tundi salapäraselt, keskides kõigepealt klassi uks lukustada. Seejärel andis Nippan korralduse õpilastele hankida kirjapult ja tükk paberit. Klassis valitses kontrolltööhirm. Nippan astus tahvli juurde, võttis kriini ja käskis. Mis ma nüüd kirjutan, see kirjutage kiiresti maha oma paberile. Kirjutades lause, küsis õpetaja Nippan kõigi käest, kas see on kirjas. Hiljem, kui maha kirjutatu kokku lugeda, seisis seal, et liiduriigid Inglismaa, Prantsusmaa ja Itaalia on tunnustanud Eesti riiki, mis 24. veebruaril 1918. aastal välja kuulutati ja et see tunnustus on antud juba kevadel. Sellest, et seal seisis mingi de facto, oli poistel ükskõik, sest see mõiste oli neile tundmatu. Ja Nipman ütles, piske need paberid raamatu vahele ja ärge kellegile öelge, kust või kuidas saite. Aga jutustada võite igale ühele, keda näete. Aastad hiljem, kui Nipman oma tegu meenutas, ütles ta, et eks see üks riskantne tegu oli, poissel de facto tunnustamisi teavet levitama ahvatleda, aga rahva meeleolu hoidmiseks oli risk vajalik.